Nii tore on teid siin täna näha, seega ma tervitan teid webinarile, kuidas näha võimalusi, mida sa täna veel ei näe. Et mul on nii hea meel näha tuttavaid nimesid ja ka nägusid ja mul on hästi hea meel, kui ma vaatasin registreerimist, siis nii palju oli uusi nimesid, mis tähendab, et ma saan veel rohkem maailma muuta, nii et see teeb mind hästi-hästi rõõmsaks. Ja appikene, ma olen täna nagu nii elevil ja ma ei tea, mul pole vist ammu selliselt olnud liblikaid kõhus ja kõik sellest, see tuleb kõik sellest, et mul on teile igasuguseid toredaid uudiseid ka kõigil neile, kes kodukogukonnas juba on, siis on teile ka nüüd see suur uudis, teen teile avalikuks, nii et mul on nagu mega hea meel siin täna olla. Ja alustame sellest, et sa kirjutad üles enda taotluse tänaseks webinariks. Ehk siis, miks sa siin oled, mis tundega sa sooviksid lahkuda pärast kohtumist, millisele küsimusele sa otsid vastust. Nii et pane see enda jaoks kirja ja siis läheme siit vaikselt juba teele. Paneme kirja enda taotluse tänaseks webinariks. Nii, kui sa oled valmis, siis vaata mulle. Ja ma lähen siit vaikselt edasi, kui sa vajad veel hetke, siis kirjuta lõpuni. Aga et sa teaksid, mida me tänasel kohtumisel teeme, mida siit üldse oodata, siis ma natukene spikerdan teile, et mis siin toimuma hakkab. Kõigepealt me räägime siis sellest, et kuidas näha võimalusi, mida sa täna veel ei näe. Meil on ka 2 külalist, ma näen tegelikult, et nad on siin kenasti juba pildis olemas. Ja siis, kes soovib minuga teekonda jätkata, siis mul on teile ka midagi. Kodukogukonnale on uudised ja siis kõik, kes on täna webinari lõpuni, saavad veel ka endale siin koha peal olles kingituse. Nimelt on see üks töövihik, mille ma tegin valmis, aga kuna ma vaatasin kalendrisse, et mul ei ole aega seda üldse promoda ja kuna mul oli nii suur elevus, siis märkasin kell 3:40 täna üles ja mõtlesin, miks ma üleval olen, mida ma teen ja siis mul tuli, et oota, aga ma kingin selle töövihiku siis nendele, kes kohal valivad olla, sest siis on sellest ka kasu, et ega ma ju seda ometi niisama ei teinud. Seega, kui sa oled siin lõpuni, siis sa saad ka kingituse endale ühe töövihiku, mida siis täita ja ikka endaga tööd teha. Eks, nii et selline on see plaan, kuidas me siit liikuma täna hakkame. Ja kes ei vali,
jätkata koos minuga, siis ma jätan teile kohe alguses siin juba mõtte, et kui sind midagi tänasel webinaril väga-väga kõnetab, kui see puudutab sind, siis see on põhjusega ja peale webinari küsi endalt, kuidas sa seda rakendad. Nii et siis sa saad siit ka endale juba praegu nii-öelda suuna kätte, et igal juhul ma annan endast parima, et sa saaksid siit võimalikult palju enda jaoks midagi kasulikku, midagi, mida rakendada. Nii et igal juhul tasub sul siin olla lõpuni ja ka kohe siis juba lisaks enda taotlusele ka siis minu taotlus siia juurde, et see, mis sind kõnetab, kuidas sa seda saad edaspidi rakendada. Ja minu eesmärk ongi siis siin webinaril teile täna pakkuda võimalikult palju väärtust nii ise kui ka siis läbi külaliste ja et sa päriselt saaksid siit midagi kaasa, et ka midagi iseseisvalt edaspidi kasutada. Siis pikalt ma ennast ei hakka tutvustama, aga nagu väike sihuke kohustuslik sissejuhatus, selle ma ikkagi teen, proovin teha natuke teistmoodi kui tavaliselt, et see on nagu siis raamatukaanet, kui sa avad, siis seal on autorist. Nii et siis nüüd tuleb see koht, kus tuleb autorist koht. Ma tunnen, et ma olen teinud viimasel ajal identiteedinihke jälle, üllatus, siis see ikka käib kaasas, kui sa oled enesearengu teekonnal ja kui ma alles enda ettevõtte lõin, see oli 2021 sügisel, siis ma tutvustasin ennast kõigepealt, ma olen ettevõtja. Ja kust see tuli sellest, et ma ei olnud päris ära otsustanud, millist teenust ma tahan pakkuda. Siis sellel teekonnal on olnud erinevad teenused, aga ma tundsin, et okei, ma olen ettevõtja. Siis ma avastasin enda jaoks coachingu ja tutvustasin ennast. Tere, mina olen Kristina, mina olen life ja success coach. Ja nüüd hiljaaegu ma kuidagi taipasin lihtsalt keset päeva, et kui ma iga kord ennast tutvustan, et tere, mina olen life coach, siis coach'ina tutvustades ma tutvustan ainult ennast ja ma olen ikkagi nagu üksik mängija. Seega, aga tegelikult on mul ju ka väike tiim juba taga ja kasvamas ka. Seega ma ei ole enam ka ainult coach. Seega minu sees, praegu jälle külmavärin käib üle, ma olen ettevõtte juht. Seega ma tunnen esimest korda läbi kogu keha, kuidas must käis läbi just nimelt see juhi rolli identiteet. Nii et nüüd ma õpin ka delegeerima, et andma ära vastutust natuke rohkem. Et ma ei ole ikkagi platsi peal üksinda mängimas, siis tuleb seda vastutust ka jagada, delegeerida ja see on ka see, mis mulle tekitab hästi palju põnevust, just selline identiteedi muutus. Ja kõik see on saanud tegelikult ju alguse kujutluse võime kasutamisest, enda fantaasias ringi tuisates, vaadates, mis on need võimalikkused. Aga me tuleme selle juurde veel tagasi. Ja siit, kui nüüd ma mõtlen selle peale, mis on ka minu missioon, siis minu missioon on aidata maailmas luua positiivseid muutusi. Ja kui ma saan kas või ühe inimese maailma natukene positiivsemaks aidata muuta, kuna mina ise ei saa kedagi muuta, eks ole, aga maailma saan natuke positiivsemaks muuta ja värvilisemaks, siis on minu panus antud ja ma olen selle üle üli õnnelik. Seega, kui ka sina täna siit lahkud, kas või natukene positiivsena, natukene näed maailma natuke värvilisemana, siis ja naeratus suul, siis ma ütlen, jess, tehtud, Kristina, hea töö. Nii et mul on hästi põnev ka vaadata, kuhu see siit täna edasi viib. Veel nii palju iseendast, et teadliku enesearenguga olen tegelenud alates 2020 aasta esimesest poolest ja enne seda oli see pigem hobi, katsetamine, lihtsalt mäng, et mis see ikkagi siis, mis see eneseareng on ja mida see manifesteerimine tähendab ja mis see siis tänulikkus, kuidas see ikkagi toimib ja see oli kõik lihtsalt sihuke katsetamine, aga 2021 aasta lõpus kõik aasta esimesel poolel ikka kõik muutus ja see hakkasin tegelema sellega siis ka teadlikumalt. Nüüd lapsena ma olin hästi suur unistaja, aga täiskasvanu ikka jõudes tuli hakata ju loogiliselt mõtlema. Seega kõige tavalisemad laused, mida mina kuulsin, olid
Kristina, tule sealt pilvede pealt alla või halloo, maa kutsub. Kas keegi tunneb ennast siin ära? kui just mitte täpselt samade sõnadega, aga sihukest justkui, et kuule, tule sealt pilvede pealt alla. mõtle nüüd natuke loogiliselt. et kui sa tunned ennast ära, siis kirjuta siia chati. eh, ja kui ei tunne, siis palju õnne, mul on sinu üle mega hea meel, et sul on lastud et sul on olnud võimalus mängida enda kujutlusvõimega ja et sul on võimalus olnud unistada. igatahes, kui ma hakkasin siis enesearenguga tegelema, siis esimene samm oli, tuleb hakata unistama. ma ei saa öelda, et ma ei ole üldse unistaja nagu pärast seda olnud, aga väikesed salajased, eks ju, mõtted või unistused või soovid olid ikka kuskil kirjas. no ja kes ei pane kirja enda uusaasta lubadusi? ma arvan, et 95%, kui mitte 99%, teeb seda ja paneb uusaasta lubadused kirja. seega ka seda tegin mina ise. aga et keegi ütleks, et kuule, nüüd on aeg hakata unistama, siis see oli päris korralik raputus, sest ma olin harjunud, et unistamine on aja raiskamine ja et tuleb mõelda loogiliselt järgmise sammu peale, tuleb mõelda loogiliselt, mis on üldse võimalik. seega ma õppisin uuesti unistama ja ma teen seda ka hästi palju enda klientidega, nii üks-ühele töös, enda kursustel, programmides ja ka kogukonnas, nii et me teeme hästi palju rõhku kujutlusel, kujutlusvõime kasutamisel ja unistustel. ja ka tänasel webinaril ma näitan, kui vägev tööriist on kujutlusvõime, sest see on nüüd see koht, kust kõik saab alguse. piilusin korraks siia ka chati ja siin on nii äratundmist kui ka seda, et ma vist juba väiksena unistasin väga reaalselt. nii et sellised kommentaarid on siia veel juurde tulnud. nüüd ma küsin su käest mõned küsimused ja kui sa ennast tunned ära, siis taas kirjuta siia chati lihtsalt sõna mina, kui see käib sinu kohta. et kas sa oled kunagi tundnud, et sa tahad oma elus midagi muuta, aga sa lihtsalt ei näe veel, kuidas. ehk siis nüüd, kas sa tunned ennast ära, sa tead, et sa tahad midagi muud, aga sa ei tea, kuidas. nii, siis võib-olla sa tunned, et sa oled praegusest elust välja kasvamas, aga sa ei tea, kuidas seda muuta. mida see tähendab? see tähendab ka seda, et näiteks, et sinu standardid on muutumas. see tähendab seda, et sul on hakanud järsku teised asjad hoopis meeldima kui tavaliselt. sa tahad iseennast, enda välimust, eks ju, naistele meeldib kohe minna enda välimuse kallale, enda välimust hakata muutma. nii, oi, mina olen väga suur juustega mängija, et iga kord, kui tuleb mingi muutuse isu, siis lähevad kohe juuksed mängu, nii et olen olnud punapea, olen olnud lillade juustega, olen olnud väga tume šokolaad ja siis no nüüd oleme sihuke, eks ju, blond, eks et saab juustega mängida, et minu arust see tundub justkui kõige turvalisem, aga samas see toob kõige rohkem sellist muutust võib-olla esile iseendas ja see on kiire muutus, eks, et sihuke üsna kiire muutus, et kui tahaks nüüd keha hakata muutma, siis see võtab natukene rohkem aega. aga noh, juustega lähed juuksurisse, klips-klips ja värv muuta ja natuke soengut muuta ja ongi juba teine asi. nii, aga lähen siit edasi. kas sa tunned, võib-olla näen, et siin on väga palju neid minasid vaikselt tuleb ja võib-olla sa tead, et sa tahad muutust, aga kui sa küsid endalt, kuidas, siis kohe tuleb mõistus vahele ja sa hakkad leidma vabandusi või hakkad otsima minevikust võimalusi, kuidas siis seda muutust luua. väga hea. aitäh, et te minuga siin kaasa mõtlete ja kaasa räägite. siis kuidas siis ikkagi näha neid võimalusi, mida sa täna veel ei näe? meie aju armastab tuttavat. ehk siis, kui sinu senine kogemus ütleb sulle, et raha tuleb ainult
kõvasti tööd tehes või nähtavaks tulemine on ebamugav või et suuri asju saavad teha ainult teised. Või siis, et rääkisin, et ettevõtlusest, hakkasin ettevõtjaks, et ettevõtlus on üks ebakindel tee. Või siis, et lihtsalt üks tuntud uskumus, ma pole piisavalt hea. Või siis väga paljudel, mis on ka, eks ju, et ma ei tea, kuidas. Ja kui need tulevad meile, need mõtted tulevad, siis sa hakkadki nägema enda maailma läbi nende uskumuste. Ehk meie uskumused on need, mida me peame tõeks. See on see, mida me usume ja see on see, mis muutub filtriks. See on filter, läbi mille me näeme võimalikkust. Ja tegelikkus on ju see, et võimalusi on meie ümber tohutult, aga me elame justkui enda kasti sees, mis on täis neid võimalusi, mis on meile juba tegelikult tuttavad. Ja me oskame näha neid võimalusi, mis on meie kasti sees. Aga tegelikult, kui palju on neid võimalusi ja valikuid kastist väljas? Ja miks me siis neid ei näe, kui neid võimalusi on? Ja siin on vastuseks see, et ka minevikust saab meile nähtamatu piir. Ehk siis lisaks sellele, et meil on meie uskumused filtriks, siis ka see, et meie minevik tuleb ja muutub ka meile filtriks. Nüüd meil on kohe mitu filtrit ees, enne kui me hakkame nägema võimalusi, mis tegelikult on siis üldse võimalik muutuste loomiseks. Kujuta korraks ette, et sul on üks idee, mis on täiesti uus idee. Mõtled, et oh, kust selline hea idee tuli. Ja see on võimalus, mis ennast sulle näitab. Aga siis sa hakkad kahtlema ja rääkima lugu. Ma ei ole ju seda kunagi teinud. Mul ei ole ju selleks raha. Ma ei tea, kuidas seda teha. See ei ole realistlik. Nii, kui sa siin ennast ära tundsid, siis palju õnne, sest ka mina olen seda teinud, ka mina tunnen ennast ära, kui ma mõtlen, et kui on tulnud mõni eriti hea pakkumine, mõni eriti hea võimalus midagi teha, siis esimese asjana tuleb see justkui kangestumine, et ma ei ole ju seda kunagi teinud, kuidas ma seda teen. Õnneks seda enam ei ole nii palju, sellepärast ma ütlengi, ma tunnen ennast selles ära, aga ma olen õppinud rohkem ennast usaldama ja rohkem kasutama ka kujutlusvõimet. Nii et see, kui sa ennast siin ära tundsid, siis see on täiesti okei ja see ongi hea koht, et üldse märgata, mis sinu mõtetes toimub. Aga kas sellised nii-öelda takistused tähendavad, et see siis järelikult ei ole võimalik? Või see tähendab lihtsalt seda, et sa veel ei tea täpselt, kuidas siis seda võimalust kasutada? Ehk siis see ongi see koht, kus tuleb mängu sinu kujutlusvõime. Kujutlusvõime kasutamine ja fantaseerimine ei ole tegelikult üldsegi lapsikud tegevused ja see ei ole ka aja raiskamine. Ning mis ma olen leidnud, on see, et kujutlusvõime, kui sa seda oskad teadlikult kasutada, sest me kasutame nagunii seda kogu aeg, kas teadlikult või alateadlikult. Aga kui sa kasutad enda kujutlusvõimet teadlikult, siis see on üks produktiivsuse tööriistasid. Ja 20 minutit daydreamingut võib tuua sulle palju paremad tulemused, kui lihtsalt 4 tundi ringi rapsida. Nii et anna enda kujutlusvõimele võimalus näha midagi enne, kui sul on selleks tõendid olemas. Ja suur osa inimesi elab hästi kõvasti jalad vastu maad, eks ju. Siin selles 3D maailmas, kui me räägime enesearengu keeles või siis ütleme, et siinses reaalsuses või siis seda, et mida see tähendab? See tähendab seda, et enne tegutsemist ma tahan näha tõendeid, et see toimib. Kui tihti me oleme näinud mõnda võimalust ja mõelnud,
aga ma tahan näha, et keegi selle enne ära teeb ja siis kui ma näen, et see toimib, siis ma hüppan kampa või siis ma teen seda, kui ma näen, et see päriselt toimib. nüüd mul on sinu jaoks mõned küsimused, et mis sa arvad, kas Edisonil oli vaja näha enne helendavat lambipirni, enne kui ta hakkas leiutama lambipirni? või kas vennad Wrightid tuginesid sellele mõttele, et kõigepealt vaatame, kas lennukid päriselt lendavad ja siis hakkame lennukit alles leiutama? või nad kõigepealt leiutasid enda kujutlusvõimest, nägid seda lendavat lennukit ja siis nad leiutasid selle? või samamoodi, eks ju, kui me näeme neid Forde ringi sõitmas, mis sa arvad, kas Ford tahtis näha enne autot sõitmas ja siis mõtles, et oh, võiks ühe auto leiutada? või tuleme täiesti tänapäeva, minu arust see on nagu nii crazy. mis sa arvad, kas Elon Musk vajab tõendit, et inimesi saata Marsile ja et Marss muutuks elamiskõlblikuks inimese jaoks? kas tal on selleks vaja enne mingeid tõendeid või on see tema peas juba pilt olemas? nii et mõtle korraks, kui palju kordi sina oled endale öelnud, ma tahan kõigepealt näha, et see toimib ja siis ma alles teen. ja taaskord nägin juba enne, et siin noogutasite pead kaasa, siis ka mina olen ju seda teinud, et kõigepealt tahan kõigepealt näha, et see tal toimib ja siis ma alles vaatan, et kas ma hüppan kampa või ma hakkan seda tegema. selle asemel, et kui endal juba on mõte tulnud, siis hakkad tegema. ei Ford ega Wrights ega vennad Wrightsid ega Elon Musk ei vaja seda, et keegi neile enne oleks ette näidanud, et see on võimalik. ja tihti on ka see, et kui me ei näe, et keegi seda oleks kunagi teinud, siis meile tundub, et see ei ole võimalik. aga mis siis, kui sina oledki see esimene, kes selle ära teeb, kes selle võimalikuks teeb? ja me ei pea tegelikult sugugi hakkama leiutama, eks, kuna ma tõin siin hästi palju nii-öelda täiesti niisuguseid uusi leiutamisnäiteid, siis tegelikult me ei pea mitte midagi uut hakkama leiutama. üks suurimaid piiranguid, mida ma olen samuti täheldanud, on see, et me paneme iseendale piirangu peale sellega, et aga meie peres pole seda keegi teinud või minu tutvusringkonnas pole seda keegi teinud. nii et mõtle kastist välja ja ole esimene enda perekonnast, ole esimene enda tutvusringkonnast. ja kastist välja mõtlemine vajab tegelikult julgust. täpselt sama palju, kui julgust on vaja tegutsemiseks. seega kõik uus, ka lihtsalt mitte siis maailmas uus, vaid ka sinu elus uus, peab alguse saama kõigepealt sinu ettekujutlusest, ehk siis minevik ütleb sulle kõigepealt, nii on olnud. aga sinu kujutlusvõime küsib, aga mis võiks olla? mis võiks olla? sest kui sa isegi ei julge ette kujutada endale teistsugust elu, siis kuidas sa peaksid üldse teadma, mida sa soovid luua? ja ma annan sulle siit esimese harjutuse täna, mida me saame koos alustada ja siis sa saad selle peale webinari iseseisvalt lõpetada. ja kõigepealt, enne kui sa võtad enda pastapliiatsi ja märkmiku, nagu ma palusin, siis ma palun, et sa kujutaksid lihtsalt ette seda, et mis on sinu jaoks võimalik, aga ära mõtle sellele, kuidas see on võimalik, vaid lihtsalt, kui kõik on võimalik, siis mida ma tegelikult tahan? kui kõik on võimalik, siis mida ma tegelikult tahan? ja ma annan sulle siit 3 minutit,
et sa saaksid kirjutamisega alustada ja luba fantaasial ringi seigelda ja vastata endale siis mängeldes, eks ju, mitte et kas see on võimalik, vaid päriselt, mida ma tegelikult tahan, kus sa elaksid, millega sa päeval tegeleksid, milline oleks sinu töö, milline on sinu argipäev, milline on sinu unistuste puhkus, millised on sinu suhted, kuidas sa ennast enamuse aja tunneksid, mille jaoks sul oleks rohkem aega, mida sa teeksid, kui sa ei kardaks ebaõnnestuda, mida sa teeksid, kui sulle teiste arvamus ei läheks korda. Ja nii hea küsimus, aitäh sulle. Kuidas üldse sellisesse staadiumisse langeda, et sealt piltide voolama hakkaks? Lõdvestumine. Luba lõdvestuda, sest nii kui me lõdvestume, siis ka meie ego lõdvestub, ei hakka mõtlema, et vau, see ei ole võimalik. Me ei küsi praegu, kuidas see on võimalik. Me ainult küsime, et aga mis siis, kui kõik oleks võimalik, mida ma siis teeksin, kui kõik on võimalik, mida ma tegelikult siis tahaksin? Ja siin ongi see koht, kus lõdvestumine tähendab ka seda, et sa lased loogilisusel minna. Mulle meeldib enda passion testi sessioonidel öelda, et me lubame enda loogikal minna jalutama. Ja siis on see tuntud ütlus, tule mõistus koju. Me kutsume ta pärast koju. Las ta praegu läheb jalutab, naudib värsket õhku ja siis küll me ta pärast koju tagasi kutsume. Seega me ei lase niimoodi minna uhuuks ära ennast, eks ju, et küll me mõistuse koju kutsume, aga praegu me lihtsalt mängime, oleme lõdvestunud ja mängime kujutlusvõimes. Mis on see, mida ma siis teeksin, kui kõik on võimalik? Nii, ma panen siit tiksuma kella ka, sest muidu läheme üle siit ajast ja seda ma ei soovi. Nii. Ma panen vaikselt muusika ära ehmata. Uskumatu, kui kiiresti aeg ikka läheb. Lõpeta vaikselt enda lause ära.
ja mina kutsun siia meie esimese külalise täna, kelleks on Meri. mul on nii hea meel, Meri, et sa siin oled ja panen su siia enda kõrvale hopsti ja pane endale mikrofon ka sisse ja Meri on eh, kodukogukonna üks liikmetest ja panustab enda nii nunnu energiaga minu meelest ja sellega, et sa oled hästi ka rõõmsameelne ja positiivne. ja sa oled nüüd ka mõnda aega olnud ja mul on hästi hea meel, et sa ka siin oled, sest just sellepärast, et me tegeleme ju kodus hästi palju just nimelt selle kujutlusvõime kasutamist kui tööriistana tegelikult. Ma arvan, et igal kohtumisel ikkagi kasutame kujutlusvõimet, et ei ole ühtegi kohtumist, kus me seda tegelikult ei tee ühel või teisel viisil. ja kuna sina, Meri, oled juba olnud pikemalt, siis ma küsingi sinu käest mõned küsimused, me ei tee siin väga pikalt, et mis on üldse sinu jaoks kodukogukonna juures kõige olulisem, mis sulle seal kõige rohkem meeldib? tere kõigepealt ja aitäh kutsumast, Kristina. ja kodu kogukonna juures minu jaoks on oluline kuuluda sarnaselt mõtlevate inimeste gruppi ja eriti tore, et meil on siin naised. naised mõistavad üksteist teinekord ka ilma sõnadeta. Ja siin on lihtsalt nii hea ja toetav olla. mina ei oska ilma sellise toetusgrupita vaata et ollagi ja eladagi sest sest mul tekkis see harjumus juba, eks ju, enne kui Kai Oja juures sai õppida ja olin edasi tema grupis ja kui Kai Oja oma grupi uksed kinni pani, siis ma olin kohe Kristina ukse taga, et Kristina et ma juba tundsin sind sealt, eks ju, ja ma teadsin, et siin on ülimõnus olla nii tore, aitäh ja see tundus nagu, see on nii naljakas, kui sa praegu ütled, et sa olid kohe ukse taga ja siis minu kodu on ju kogukonna nimi ja see ei ole lihtsalt et kodu, vaid nendel tähtedel on tähendus. see tähendab, et K-täht on kogukond, O-täht on otsus, D-täht on distsipliin ja U-täht on usaldus. ehk siis kogukond, otsus, distsipliin ja usaldus teeb kokku kodu ja kui sa ütlesid, et sa koputasid seal ukse taga, ehk siis sa koputasid kodu ukse taga ja liitusid siis ka koduga ja alati, kui keegi, eks ju, liitub, siis ma ütlen, et tere tulemast koju. et see on nagu nii tore, et ma lihtsalt, kui see nimi minuni jõudis, siis ma praegu tunnen ka, et lihtsalt nii hea tunne on ja jälle on tibutagi lihtsalt seljas. aga Meri, too välja üks või kaks päris muutust või tulemust, mis kogukonnas olles on sinu elus toimunud. mm. ma mõtlesin selle üle pikalt ja no üks muutus on see, et no okei, see kogukond juba annab sellise järjepidevuse niikuinii, mis minu meelest on elus väga-väga oluline ja viib edasi. ja mm, ma otsustasin hakata tegema iganädalasi Facebooki postitusi ja ühel hetkel, kui ma sain aru, et ja siis sündis nutika neljapäeva keelenüanss ja ühel hetkel ma sain aru, ma olen 20 nädalat järjest seda teinud, siis mõtlesin, et la ja mul tekkis sellest nagu edasi, ma panin keelenüansi küll suveks nagu koolivaheajale, aga ma ikka postitan neljapäeviti midagi, ma ei oska enam teistmoodi et minu meelest see on väga-väga suur muutus minus ja siis ma jõudsin ka, ma kogu aeg mõtlesin siin kogukonnas ka ikka, me ju mõtleme, on ju, et kuidas edasi ja kuidas suuremini ja ma jõudsin ühe strateegiakõneni ühe toreda naistega, kes ka naisettevõtjaid toetab. ja tema siis andis mulle idee, et ma teeksin ühe kursuse väljakutse, pakuksin seda tasuta inimestele. järsku oli mul 300 osalejat seal. mõtlesin, et mis mõttes ja ma pidin järsku kõike laiendama. Mailer Lighti ja ma ei tea, mida kõik sinna juurde veel kaasama ja sellest väljakutsest ja sellest kõigest ideest, sellest tuli üldse nüüd üks uus
Hispaania keele kursuste formaat sündis sellest, nüüd ma annan tervele perele korraga tunde online'is. ja mul ongi esimene pere praegu käib tundides ja lihtsalt naudime seda, et noh et nagu sa räägid, kujutlusvõime, ma ei osanud kujutledagi seda veel, kui ma siia kogukonda tulin see on nii vägev, see on nii vägev, sest see on nii tore, kuidas sa ütlesid tegelikult, eks ju, et meie areng algab varem juba, eks, et see ei ole see, et sa tulid nüüd kogukonda ja nüüd see kõik nagu algas, see on tegelikult nagu alanud juba kaugemalt, juba varasemalt on alanud. mis on kogukonna juures, mis me teeme, on see, et meil ei ole ühte kindlat programmi, mida me koos läbiksime ja see sündis, kogukond ise sündiski läbi selle, et ma nägin, et nii palju on kohti, kus õpetatakse, kuidas seada omale eesmärke, siis saab programm või kursus läbi ja siis on see, et aga mis edasi saab, kuidas ma üksi nagu, et mis siis edasi saab. ja kuna ma ise olen ka, et liigun edasi ja justkui on sellest osast puudu, et kellegiga jagada, mõtteid põrgatada, eks ju, samamoodi kui sa juba fantaseerid, siis ühiselt kujutlusvõimet kasutada või ka mastermind'e luua, on juba see koht, kus see nagu hoiab rohkem käimas, hoiab justkui motivatsiooni edasi või liikumiseks. seega ühel hetkel mõtlesin, et okei, et nii palju on neid, et aga kus need inimesed on, kes enda eesmärgi poole liiguvad, kellel juba on eesmärk olemas ja et nad liiguvad selle poole, et kus nemad on. ja kui ma selle välja tõin, et teate, ma teen sellise koha, et kes tahab kampa hüpata, siis järsku oli kogukond koos, et esialgu oli tal teine nimi ja siis temast sai kodu, sest ma nägin, et seal on need põhilised asjad, mis on olulised, eks täpselt sama, et on kogukond, mis sina ka välja tõid, et need naised on seal, siis see, et sa otsustad midagi teha, samamoodi see, et sul on distsipliin ehk siis see järjepidevus ja kogukonnas koos liikumine on see, millest, mis järjepidevust toob. ma küsingi, aga mis sinu juures, mis sina näed, et mis kodu juures on see, mis aitab sinul edasi liikuda? minul aitab kõige rohkem edasi liikuda see, et meil on kuu alguses webinarid, kus me teemegi eelmisest kuust kokkuvõtte ja järgmiseks kuuks paneme eesmärgid paika, sest ma ju tean seda kõike teoorias, Mhm. aga ma ei ole veel välja mõelnud, kuidas ma ise suudaks ennast motiveerida, et nüüd istu ja tee plaane ja analüüsi, sest see tundub mulle, appi, see on selline aja raiskamine, ma ei taha, onju. aga webinaril ma tulen kohale, ma teen selle ära, vau, jälle tehtud. ja nii suur samm edasi ja siis sa tuletad alati meelde ka kuu lõpus. nädal aega on veel, vaatame nüüd üle, mis me kirja panime, naised, kas te jõuate veel oma asjad ära teha? no see on lihtsalt super, noh. see on see koht, et 3 nädalat olen sihuke juhuu, cheerleader ja siis tuleb viimane nädal, siis on see, nii, pind on nüüd kohal nüüd sa pane selle väikse sutsaka, et nii tore ja seda mulle on ka varem öeldud, et kaks varianti, kas sa oled cheerleader või sa oled siis see pind seal virsikus, eks ju, et kes tuleb nii lahe. kusjuures see on nii tore, kuidas sa tõid selle välja ja ma lasin mõni aeg tagasi teha ka sihtgrupi uuringu ja sealt tuli ka välja, et üks olulisemaid põhjuseid üldse, mille järgi siis kursuse ja kogukondasid valitakse, on siis kas coach'i, mentori, juhendaja, eks ju, no ma olen, mis rollis keegi on, et tema, selle eestvedaja või looja energia, kui oluline see sinu jaoks on ja kas see vastab kodus sinu ootustele? praegu ma mõtlen, et me natukene oleme vist niisugust ühte tüüpi nimisi, siuksed positiivsed ja mulle sellised tundub ka. et ühte tüüpi inimesi tõmbab üksteise poole ja ma teadsin sind enne juba ka Kaioja grupist, eks ju. Mhm. ja vot see energia on just see, mis mind tõmbab, mille järgi ma nagu tunnetan inimest, et vot minu inimene ja ma tahan temaga koos olla. ja ja ma näen seda ju webinaridel ka, viimane webinar ka, ma mõtlesin, et oh, ma olen nii madalas kohas, ma ei tea, kas ma üldse tulen webinarile ja, ja mis sa tegid? ma olin pärast webinari, ma olen siiamaani nagu asjalik ja ettevõtlik. no vahepeal tuleb mingisugune sihuke, no nutan ära, lähen edasi. et ma nagu vau, lihtsalt sellest, et ma webinarile kohale tulin, on elu jälle ilus, noh. et noh, see tundub ulme aga see on see, et üks väike samm edasi ja tuled kohale ja
ja sind tõstetakse jälle, noh, et nii on. sina tõstad meid. see Magic. kogukond ja see kogukond tõstab. nii tore, nii hea, mul on hea meel, et sa tulid sel päeval kohale ja jagasid, et siis saabki see magic toimuda. aga Mhm. kirjelda seda naist, kes sinu arvates kogukonda sobib, kellele sa seda soovitaksid? no esiteks naine, kes tahab edasi liikuda elus ja tunneb võib-olla, et ma ei tea täpselt, kuidas ja raske on ennast motiveerida. siin on see tugi olemas. ja, ja ka selline naine, kes tahab ennast ja oma elu väärtustada ja maailmale midagi pakkuda. maailmale võib-olla kõlab väga suurelt, aga kui me oma lähedasi juba aitame, see on väga suur samm. ja nii nagu ma just tõin selle näite, et ka selline naine, kes julgeb tunnistada, et vot praegu ei olegi hästi, vot praegu läks natuke teistmoodi, kui ma olin planeerinud, aga ta tahab leida nagu nendele väljakutsetele lahendusi ja ta leiabki. et noh, seal ei olegi teist võimalust. et nagu öeldakse, et kas sa näed probleemi või see probleem on pigem nagu väljakutse sinule, eks ju, kas sa näed probleemi või sa näed lahendusi. mina arvan, et siin me õpime küll väga nägema lahendusi. ja selles mõttes naine, kes on julge, kes julgeb jagada ka oma edusamme, mitte ainult ämbreid, vaid edusamme, teinekord ei ole see ka lihtne. sest me tunneme, et no ma ei tea, äkki mul, ma ei tea, see on upitamine, enda upitamine või enda teistest paremaks pidamine. ei ole. ja siin on nii vahva siin kogukonnas. kui ma ütlengi, et mul on selline mure või mul on selline madalseis, siis ma saan teada, et ma ei olegi maailmas ainus. eelmine kord ka Katrin ütles, aga mul oli ka pärast reisi niiviisi onju. ma mõtlen, aa või siis, või kui on mingid sellised rõõmsad kohad, siis ka toetatakse teineteist ja meil on ju see chat, eks ju, Facebooki chat. see on ka selline koht, kus ei ole nii, et mina saan ainult nagu tuge teistelt, et ma saan ka ise anda, minu jaoks on see ka oluline. et ma saan ise ka toetada, keegi küsiski ka raamatu soovitust viimane kord või Mhm. ja siis me kohe seal jagasime, onju. et jaa. nii ilus, mul võtab silmad märjaks. Mirel, kas sa panid nüüd kõik kirja, jah, kellele see on? kellele kogukond on? Mirel on minu tiimis, et ta võid lehvitada, et siis Mirel paneb nüüd kõik kirja, mis Meri ütles. Läheb kohe sinna, kellele see on, et see oli lihtsalt nii ilus. aitäh sulle, Meri, et sa tulid, et sa jagasid ja see on lihtsalt nii, tõesti nagu nii imeline, kuidas naised avanevad, on avatud, on julgus olla haavatav. ja siis, kui sa oled haavatav, siis sa saad ka tegelikult seda abi vastu võtta, mitte ainult siis küsida, vaid ka vastu võtta, et kui sa julged näidata ennast sellisena, mis sinu elus päriselt toimub. koos enda rõõmudega ka, eks nagu sa ütlesid, mitte ainult ämbritega, vaid ka siis sellega, et mis on ka rõõmu toob. aitäh sulle, nii super tänulik. aitäh, aitäh mis miks ma küsisin Meri käest, et ta jagaks just enda kodukogemust, siis see on sellest, et tänasest ma teen avatuks ka uksed registreerimiseks, et sa saad tulla kogukonda, kui see on see, mis sind kõnetab, aga sellest ma räägin webinari lõpus, nagu ma ütlesin, vaid siit me praegu läheme edasi meie teemadega, et sa saaksid ikkagi siit seda, milleks sa siia päriselt tulid, et sa saaksid siit veel mõtteid juurde. nüüd ma palun sul, et sa vaataksid korraks seda, mis sa hetk tagasi endale kirja panid. mitte siis neid märkmeid, mis Meri ütles, vaid enne seda. nii et enne seda, et mis sa sinna endale kirjutasid, et mis sa teeksid, kui kõik oleks võimalik, et mis see siis on. ma tahan, et sa korraks vaataksid sinna ja võib-olla sa märkad seal midagi sellist, mis sulle tundub täiesti tavaline, et nojah, et ma olengi seda kogu aeg tahtnud ja ma liigungi sinnapoole, aga võib-olla sa märkad seal ka midagi sellist, mis sa mõtled, et vau, ma ei ole selle peale enne üldse mõelnudki. ja siis tuleb küsimus, aga kuidas see üldse võimalik on? seega ainus, mis ma tahan, on see, et sa lihtsalt praegu märkaksid, mis sa kirja päriselt sinna panid.
ja kas sa lubasid enda kujutlusvõimel lennelda, kas sa lubasid endal fantaseerida? ja see on see, et ma tahan, et sa siis märkaksid seda, sest me ei küsinud enne, kuidas seda saavutada, vaid me küsisimegi just seda, et mida ma tegelikult tahan. kui kõik on võimalik, siis mida ma tegelikult tahan? ja need on kaks täiesti erinevat küsimust. kuidas ma midagi saan või mida ma tahan? et kui sa oleksid hakanud kohe algusest peale mõtlema, mida ma tahan ja kuidas seda saada, siis suure tõenäosusega, ma ei ütle, et ma nüüd siin ütlen 100% kõik mõtlesid sedasi, ei, absoluutselt mitte seda, aga suure tõenäosusega, kui me alustame sellest, et me mõtleme, mida ma tahan ja kuidas seda saada, siis me vaatame tagasi enda minevikku. me vaatame, mida ma olen sarnast varasemalt teinud, mida ma oskan, et seda saavutada. võtame kõik enda paberid välja sahtlitest, eks ju, enda sertifikaadid ja tunnistused ja diplomid. mida ma oskan, siis millised võimalused mul täna üldse on, mis üldse tundub realistlik. ja kui me toetume ainult nendele asjadele, siis suure tõenäosusega me jõuame väga kiiresti tagasi jälle samasse punkti, kus me täna oleme. sest see pagas, mis meil juba ongi ju toonud meid tänasesse kohta. seega see, mis meid on toonud tänasesse, ei vii meid edasi homsesse ega ülehomsesse. ja see ongi see koht, kus ma tahan, et sa lubaksid, annaksid endale loa, et enne kui sa hakkad üldse küsima, kuidas midagi saab juhtuda, siis küsi endalt, aga mida sa päriselt tahad? ja siis hakkab juhtuma midagi teisiti. ja me võime teha taas siin ühe katse. see on see, mis sa kirjutasid, vali sealt välja üks asi, mida sa päriselt tahaksid. midagi, et sa loed seda lauset, mõtled, et see on täpselt see, mis ma tahan, see oleks täiega äge. midagi, mis tekitab sama palju elevust kui minule täna see webinar siin. midagi, mis tekitab sinult põnevust. ja enne veel, kui sa hakkad üldse mõtlema, kuidas seda teha, ma tahan, et me teeme nii-öelda selle mängu ja sa vastad hoopis küsimusele, millistel erinevatel viisidel võiks see minu ellu tulla? millistel erinevatel viisidel see võiks minu ellu tulla, see, mida sa nii väga tahad. ja lase oma kujutlusvõimel siis mängelda. ja ära otsi õiget vastust, see on ka koht kindlasti, ära otsi õiget vastust, ära otsi mõistlikku vastust, ära otsi realistlikku vastust, vaid lihtsalt lase mõtetel tulla, pane punktikesed üksteise alla ja sul võib tulla võib-olla 3 viisi kohe alguses, võib-olla sul tuleb 10 asja kohe ja sul võivad tulla ka täiesti jaburad asjad esialgu. aga mis on see, millistel erinevatel viisidel võiks see, mida sa väga tahad, sinu ellu tulla? ma panen selle küsimuse ka siia chati, et siis sul on ta ka visuaalselt kohe siin ees. ja ma panen siit, vaata palju me jäi, muusika lõpuni jäi kuskil 1,5 minutit, 1,5 minutit. ma panen selle muusika uuesti käima, kui see läbi saab, siis täpselt nii palju teil ongi aega mõelda, millistel erinevatel viisidel võiks sinu ellu tulla see, mida sa tahad.
nii tore, et Meri just kirjutab, lehekülg sai täis ja mõtted enam ei jookse ja tegelikult muusika sai ka otsa, nii et väga-väga kenasti jõudsid täpselt harjutuse lõpuni teha. ja kui sul nüüd veel mõtteid tuleb, siis anna endale taaskord pärast webinari aega, et seda mängu jätkata ja panna veel kirja neid võimalusi. ja see on nüüd see koht, kus sa said kogeda, mis juhtub siis, kui sa ei piirdu ainult nende lahendustega, mida sa oskad näha. See, mis sa praegu paberile panid, ei ole ainult mineviku kogemuste põhjal, vaid siin ongi nüüd see koht, kus sa näed tegelikult ka neid võimalusi, mida sa võib-olla kohe ei näinud. ehk siis sa võid tõmmata seal joone alla või tõmmata ringi ümber sellele, mille puhul sa mõtled, et huvitav, et ma seda enne ei märganud või et ma ei ole selle variandi peale üldse varem mõelnud. kas sul tuli midagi sellist? Trükirdaja jah, ei. nii lahe, Sille kirjutab jah. Meri kirjutab ka ja Katrin kirjutab ka mitu tükki. näete, kui vägev tööriist on kujutlusvõime, kui me läheneme mänguliselt. ja see on üks minu, ma arvan, tugevamaid uskumusi on see, et elu on mäng. seega, millist mängu ma tahan mängida? tavaliselt tahaks ikka mängida sellist, et oleks lõbus, et oleks tore, et saaks naerda. no see, et see tuleb nii-öelda elu vahele, nagu öeldakse, eks siis see on see, et meil midagi muu, me ei ole iga päev ainult lilled ja pillerkaar ja naer, eks ole, see on okei, see on see, et me oleme inimesed ja me kogeme siin maa peal seda inimeseks olemist ja see on okei, see, meil on emotsioonid põhjusega antud, seega me saame kõiki neid emotsioone kogeda, mitte ainult siis ühte-kahte, vaid ka teisi emotsioone. ja siis mõeldagi, millist elu ma tegelikult tahan luua. seega see oli nüüd üks variant, kuidas näha, millised variandid veel on, mis on veel sinu jaoks üldse võimalik. ja kui sa oled kui sa oled harjunud vaatama oma elu läbi selle, mis sa juba tead, oskad või oled varasemalt kogenud, siis see ongi täiesti loogiline, et sa näed tavaliselt neid variante. nagu ma ütlesin, sa elad justkui enda selle kasti sees, aga nüüd, kui sa lähened elule mänguliselt, siis see kasti kaas avaneb ja sa näed, mis seal väljapool kasti ka on. ja see on see koht, kus kujutlusvõime aitab sul sellest ringist välja astuda. ja mis on see tuttav ring tegelikult, millest me räägime? see on meie mugavustsoon, mis on turvaline, mis on tuttav. seega kujutlusvõime on ka see, mis aitab sellest mugavustsoonist välja astuda. nii et ei ole mugavustsoonist välja astumine ainult see, et sa pead suruma ennast sealt läbi ja see on täiega ebamugav. ei ole alati nii. sa võid kasutada ka enda kujutlusvõimet, et piiluda, mis seal teisel pool piiri on. nii et mõtle selle peale. ja ma kindlasti ei taha tänase webinariga öelda seda, et istuge ja kujutlege ette, kui vägev elu on teisel pool mugavuspiiri ja lihtsalt istu diivanile, kujutle ette, tee ja oota, et keegi koputab uksele ja ütleb, et palun, siin on see, mida sa ette kujutad. tuleb ka ise samme teha, nagu täiega sorry, kes te arvasite, et ei pea. peab ikka, peame ikka tegema ka samme. aga ongi see, et kui sa juba oled, kui sa tead, kujutlusvõimet kasutad, mis sind ees ootab, mille poole sa üldse tahad liikuda, siis see on palju lõbusam, palju toredam ja see kujutlusvõime tuleb ka sinu seest, see ei tule mitte kuskilt mujalt, see on sina oled ise sellega ühenduses. seega see on sinu hingega seotud, seega on see inspiratsioon ja inspiratsioon tuleb sõnast, tuleb siis, tähendab seda, et see on sinu hingest. nii et kasuta enda kujutlusvõimet ja kujutlusvõime annab sulle siis selle suuna, kuhu edasi liikuda, mida sa tahad
ja kuidas ka sa seda saad tegelikult. ja see aitab sul luua sihtpunkti. see aitab sul näha, mida sa tegelikult tahad ja sa hakkad nägema ka neid võimalusi, nagu sa praegu ka üles kirjutasid, ütlesid, ohoo, sellist võimalust ma ei olegi märganud. ka see tuleb sinu kujutlusvõimest. ehk siis kõik see, mida sa suudad ette kujutada, on tegelikult ka see, mida sa suudad luua. Ma usun, et väga paljud on seda lauset juba kuulnud, aga iga kord ma loodan, et see läheb aina sügavamale sinu sisse ja sa hakkad iga kord mõistma seda aina paremini. ka ise täpselt samamoodi mõnikord tunned, et nüüd ma sain nii hea taipamise, läheb mõni aeg mööda, sa kuuled täpselt seda lauset ja mõtled, et enne ei saanud nagu üldse aru, nüüd alles saan päriselt aru. et ma usun, et te olete väga paljud seda ka kogenud, et justkui sama asi, aga teisest vaatenurgast loob justkui selle taipamise ja siis see käib kogu kehast läbi. ehk siis kujutlusvõimet kasutades sa saad ise valida endale siis uue sihtpunkti, et mitte toetuda ainult enda minevikule. ja läheme nüüd ühe sammu veel edasi. kui sa hakkad ette kujutama enda elu, mida sa päriselt tahad, siis sa ei kujuta tegelikult ette ainult uut maja, uut tööd, uut reisi sihtkohta, suuremat pangakonto numbrit, vaid sa hakkad kujutama ette ka iseennast selles elus. ehk siis, kes sa oled? kuidas sa mõtled, kui sa elad seda elu? milliseid otsuseid sa teed, kui sa elad seda elu? millele sa ütled jah, millele sa ütled ei? millised standardid sul on? ehk siis, milline naine sa üldse oled? ja kas see on nüüd see koht, kus sinu kujutlusvõime hakkab mõjutama sinu identiteeti, et kõik asjad on kujutlusvõimega seotud. ka meie identiteet ehk sa, ma ei tea, kas sa oled kuulnud või mitte, aga sa võid olla ükskõik kes, sa saad olla see, kes sa ise valid. aga kust sa valid, kes sa oled? Enda kujutlusvõimest. ja nüüd ma soovingi, et sa taas võtaksid selle pliiatsi ja taas võtaksid selle paberi ja kirjeldaksidki just nimelt seda naist, kes elab seda elu, mida ta tahab. ta teab, et kõik on tema jaoks võimalik. ta näeb võimalusi. ta näeb ka võimalusi ja ta oskab kasutada enda kujutlusvõimet. ja nüüd oled sina see naine, kes seda kasutab. mis ma tahan, on ka see, et sa kirjutaksid mina vormis, olevikus, jaatavalt, just nii, nagu see oleks juba praegu sinu reaalsus. ehk siis pane ennast sinna pildi sisse. see pilt, mis sa kirjeldasid, mida sa teeksid, kui kõik on võimalik. ja kirjelda seda naist.
annan sulle veel 1 minuti. Ma pean kahjuks sind katkestama ja vaikselt lõpeta praegu lause ära. Ma tean, et seda kirjutamist on üsna palju, aga see on nagu parim viis saada kontakti enda kujutlusvõimega. Ja ma praegu just märkasin, et lugu, mis ma teile kogu aeg siin praegu taustaks olen lasknud, selle nimi on Way Home ehk siis tagasi koju. Ja minu arust see nagu nii vägev, sest tegelikult me jõuamegi tagasi tegelikult läbi kujutlusvõime iseendasse ja iseendaga me saame rohkem kontakti, aga kujutlusvõime on justkui ju kodukoht ja ka kogukond on ka kodu, nii et mul see kodu praegu igal pool. et see on hästi-hästi tore. Nüüd, kui sul on olemas ettekujutus sellest, mida sa tahad, kes sa selles elus oled, siis alles nüüd me saame minna selle küsimuse juurde, mida me nii väga armastame küsida. Kuidas? See on see küsimus. Ehk siis, mida on vaja selle loomiseks? Kas sul on, nüüd vaata, kas sul on vaja midagi juurde õppida? Või on sul vaja midagi hoopis ümber õppida, et saaksid elada seda elu, mida sa kirjeldasid, et sa saaksid selleks naiseks, keda sa kirjeldasid? Kas sul on vaja võib-olla kellegi abi? Milline on see otsus, mida sa oled võib-olla pikalt edasi lükanud? Kas sul on vaja enda ümber inimesi, kes aitavad sul järjepidevaks jääda, et jõuda sinnani? Ja nüüd ma palun, et sa kirjutaksid endale üles, mis on see üks samm, mida sa teed täna pärast tänast kohtumist? Mis on see üks esimene samm pärast tänast kohtumist? Ja kui sa oled nõus seda jagama meiega, siis sa võid kirjutada seda siia chatti. Ja miks ma just ütlen, et üks ainukene samm, mille sa praegu võiksid ikkagi välja valida, et mitte lihtsalt kuulama jääda, vaid ka välja valida, sest kujutlusvõime ei anna sulle tervet teekonda ette. Ta annabki sulle esimese paar sammu. Kui sa need teed ära, siis sul hakkab terve teekond vaikselt lahti rulluma. Ja sinu ülesanne on täna teada ainult seda, et mis on see esimene samm. Võib-olla sa tead ka 2 järgmist sammu. Aga sa ei pea teadma, kuidas sa jõuad lõppu. Ainus, mis sul on vaja, ongi see, et sul on vaja teada piisavalt, et see pall veerema lükata. Ja hoia endal meeles, et sa hoiaksid lihtsalt seda kujutlust, hoiaksid seda visiooni, kuhu sa minna tahad. Ja ma kutsun siia meie tänase teise külalise, kelleks on Katrin. Nii tore on siin Katrin siin näha ja ütlen sulle veel kord tere tulemast ja mul on hea meel, et sa ka siin oled nõus jagama enda kogemust, et vaatame, kui palju see sarnaneb nüüd Meriga ja kui palju see ka erineb. Nii et Katrin, ma küsingi sinu käest kohe esimese asjana, et mis on sinu jaoks kodukogukonna juures kõige olulisem, mis on see, mis sinule seal kõige rohkem meeldib?
tere kõigile. Minu jaoks on, ma eile ma Kristjan saatsin küsimuse ette, siis ma eile jõudsin juba natuke mõelda selle peale, et minu jaoks on, ma arvan, kõige olulisem see töö iseendaga ja see toetus, mille annab see keskkond. Et nagu me Riiga välja tõi, et ütleme, eks need iga kuu alguses kõned, et meil on kõigil on, ütleme, et noh, meil kõigil on oma eesmärgid seal kodus. Me tegelikult ei tea, mis on kellegi teise eesmärk ja tegelikult see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Et noh, kellel on, ma ei tea, oma maja, kellel on uus elu, noh, mis iganes kellelgi on. Et see tegelikult ei oma tähtsust. Aga omab tähtsust see, et me kõik liigume. Ja ütleme, et kuu alguse kõned ongi sellised, et sa vaatad ise tagasi, mis sa tegid, mis sul hästi oli, mis nagu, mida sa järgmisena tahad teha. Et minul ongi nagu kõige olulisem see, et ma küll toimetan kogu aeg toimetad, kogu aeg teed midagi. Aga just niisugune nagu tagasivaatamine, korraks hingamine, et oota, mida ma tegin nagu ja et mis ma järgmiseks teen. Et kuhu ma tahan järgmise kuu lõpuks jõuda, kuhu ma tahan järgmise kuu lõpuks jõuda. Ja mis on kogu aeg niisugune tunne, et ma nagu kogu aeg teen midagi, et ma kogu aeg. Aga ma ei liigu nagu sinna suunas, kuhu ma tahan. Aga kodu aitab nagu hoida fookuses seda, et kuhu ma tahan jõuda. Ja kuidagi nagu, ta on nagu, ütleme, et ta ei anna kala, ta annab õnge sulle. Ta annab sulle õnge iseendaga tegeleda, iseenda, sama see kujutlusvõime näiteks, et noh, minul ei olnud kujutlusvõimet. Et kui Kristjan algul küsis, et lapsena, et noh, et keegi ütles, et ära nii palju kujutle, siis mina olin see laps, kes oli 2 jalaga maa peal. Et noh, mina nägingi, et näed, täpselt nii palju ongi nagu võimalik, et ma teen nagu nii palju, ahah, jõudsin siia trepiastmele, nüüd on natuke rohkem võimalik, onju. Aga mitte niimoodi, et ma näen selle trepi otsa, et oh, ma tahaks niisugust saada, onju. Mul ei olnud niisugust asja. Ja nüüd ma olen kuidagi õppinud nagu rohkem nägema, rohkem tahtma, et ma küll olen tahtnud alati rohkem, onju, aga see on nagu järgmise taseme tahtmine juba, onju. Ja niisugune kujutlusvõime ja sama, et sa visualiseerid endale seda, siis sa hakkad liikuma sinna. Ja kodu nagu toetab ja Kristjan toetab nagu hästi palju seda, just selle energiaga. Et noh, ma räägin, et tegelikult keegi ei ütle sulle ette samme, mida sa tegema pead, kuidas sa neid tegema pead. Aga see energia toetab seda ja kui sul on küsimus mingisugune, ma ei tea, tekib mingi küsimus, siis üles koduga, et kuulge, et ma nagu noh, et öelge mulle, mis küsimust ma endalt küsima pean nüüd. Et ma saaks edasi liikuda. Ja siis tuleb paar küsimust, et okei, niimoodi edasi. Et see selline toetus ja energia ja just minu meelest kõige parem ongi see, et mulle ei anta kala, mulle antakse õng. Et need igast muud, tihti on see, et sulle öeldakse ette, mis sa nagu tegema pead, onju. Aga seal sul tegelikult ei öelda ette, mida sa tegema pead. Sa pead ise teadma. Sa ei pea teadma, sa pead nagu iseennast kuulama. Et kuhu sa nagu liikuda tahad. Ja noh, mis mulle veel hästi meeldib, on need iga kuu algusest Kristjan annab meile mingisuguse nagu ülesande, harjutuse, mingi võimaluse nagu iseennast nagu teise nurga alt näha. Ja siis see on selline, ta nagu aitab tuua jälle fookust sellele, et ma tahan edasi liikuda. Et see elu tuleb vahele on nagunii, onju. Aga kui sul on üks mingisugune pisikene asi, mida sa iga hommik ära näiteks pead tegema, see toob sulle selle fookuse tagasi, et oota, ma tegelikult tahan nagu sinna suunas liikuda. Et okei, elu tuleb vahele, aga ma liigun ikkagi sinna suunas, kui ma tahan liikuda, onju. Et mulle on nagu, ja nagu Meriga ütles, et niisugust kogukonda on vaja, et toetust. Et ma arvan, see on see, mida see kodu annab nagu, et ma räägin, ta ei anna sulle mitte midagi, ta ei ütle sulle ette, mida sa tegema pead. Aga samas ta on olemas ja aitab sul nagu liikuda edasi. Nii, aitäh, Katrin, see on nii tore, kuidas sa tood välja seda, et annan õnge ja mitte kala ja siis mul tuli kohe see, et meil on kohtumised neljapäeviti, neljapäev on kalapäev, eks et justkui kõik selle kohta, et aga tegelikult igaüks saab, nagu sa ütlesid, eks ju, et kui õng on olemas, siis olgu see kalapäev kasvõi iga päev. Aga kuidagi see seos praegu tuli, nägid, see niimoodi lihtsalt kujutlusvõime lihtsalt jookseb ringi siin, eks ju, fantaseerin siin samal ajal, kui sa räägid siin õngest, kaladest ja kohe mul on kohtumistest, et see on nagu nii tore. Aga nüüd samamoodi nagu ma ka küsisin Meri käest, et too välja enda elus võib-olla 1 või 2 päris muutust,
mis on siis just nimelt kogukonna liikmeks olemise ajal sinu elus toimunud? No need on väga suured olnud. Vali üks-kaks. Ütleme niimoodi, et nad on nagu, noh, nad said alguse ennem kodu, noh, ennem seda kodugruppi umbes täpselt aasta aega tagasi. Et kui ma aastaga tagasi, noh, ma olen raamatupidaja, aastaga tagasi ma mõtlesin, et ma võtan omale assistendi, ma tahan oma firmat suuremaks teha, ma tahan asjaga edasi liikuda, siis täna ma olen selles olukorras, kus mul on veel viimased kliendid ära anda. Ja ma ei tegele enam raamatupidamisega. Ehk et mu 20+ aastat tegemist raamatupidajana ja selle aasta ajaga ma jõudsin olukorda, kus ma enam ei tegele sellega ja ei taha ka tegeleda. Ja olen väga õnnelik, et enam ei tegele. Et ma arvan, et see on selline kõige nagu suurem muutus mul endas olnud, mis nagu minu jaoks, ütleme, et noh, kõik need programmid, mis järjest on olnud ja kodu on siis olnud see viimane toetuspunkt sellele. Ja no lisaks veel ütleme, mul oli ka teine äri, oli kaunis kleit, kleidilaenutus oli, mul oli hunnik kleite kodus, täna just pakkisin kõik, andsin selle asja lihtsalt järgmisele inimesele üle. Pakkisin kõik kleidid kokku, ütlesin tšau pakaa ja läksid kleidid mu kodust minema. Et nüüd ma nagu koduga ma lõin endale hästi suure nagu tühjuse koju, ka enda koju, kuhu ma nüüd siis saan uusi asju nagu looma hakata. Et ma arvan, et see on kõige suurem muutus olnud selles keskkonnas minu jaoks. See on nii väga, kuidas sa jagad seda ja võib-olla ma täpsustan ise nüüd sinu sõnad võtan nüüd ära, eks ju, et täpsustan seda, et kui me kodu kogukonnas sa neid mõtteid, need harjutused tegelikult iseenesest, just need igakuised harjutused tegelikult lõid ju tegelikult selle, et see on elu uuel sagedusel, on selle harjutuse nimi, mis me teeme igakuiselt ja siis sinna tulevad erinevad harjutused. Ja samal ajal sa lugesid ka Bob Proctori raamatut ja sealt, nii raamatu nimi on, issand jumal, ütlen nüüd mulle palun. Sündinud rikkaks. Just, Sündinud rikkaks, vaatasin, kus see mul siin kõrval on. Et Sündinud rikkaks raamatust ja sealt kõnetas ju tegelikult üks lause, mis pani sind kleidilaenutust mitte loobuma, vaid edasi andma. Ja minu arust see on kõige huvitavam koht siin, on see, et sa ei müünud seda edasi, vaid sa andsid selle edasi. Ja minu arust see on nagu nii oluline siin ära öelda, et see ei olnud see, et sa müüsid oma ettevõttele, vaid sa andsid selle üle, et sa lihtsalt andsid selle ära, et ruumi tekitada juurde. Ja see vajab väga suurt julgust minu arust. No samamoodi ma andsin üle ka oma kõik raamatupidamise kliendid. Et lihtsalt palusin klientidele, et otsige palun omale uus raamatupidaja. Samamoodi, et ma nagu ei hakanud nagu ma mõtlesin küll, et ma müün, on ju. Aga siis samas Bob Proctori raamatust tegelikult oli see lause, et kui sa müüd midagi, siis on raha ainus, mis sa sellest vastu saad. Kui selle ära annad, siis sa võid mida iganes vastu saada. Et see mõte jäi mind ennast nagu kõnetama. Nii lahe, et ma nii ootan põnevusega, et näha, millega nüüd see tühimik, mis sa endal oled loonud teadlikult, mida see kõik hakkab looma. Kirjelda naist, kes sinu arvates kogukonda sobiks. Või kelle jaoks see on? Ma arvan, et kõige paremini sobib naine, kes tahab edasi liikuda, kes tunneb, et ta on kuidagi võib-olla jäänud nagu kinni oma praegusse ellu, et ta tahab midagi enamat, aga ta on jäänud nagu kinni. Aga samas tal võiks olla vähemalt eesmärk. Või siis ta võiks omale selle eesmärgi seada. Et see kogukond ei ole siuke, et ma tulen lihtsalt tiksun, on ju. Vaid nagu Kristjan ütles ka, et sul on nagu visioon, sul on mõtted, sul on siht, aga sa pead ise samme astuma, et asi liiguks. Ehk sa pead olema valmis selleks, et sa hakkad samme astuma. Et ma räägin, ta ei ole siukene, et saame korra kuus kokku, et chatime niisama ja kes mida teinud on. Ja et see ei ole nagu selline koht. Et see on nagu töö iseendaga lihtsalt hästi toetavas keskkonnas. Nii ja jälle, vaatan jälle, nii Mirel, panid kirja.
väga hea, super, super, aitäh sulle, Katrin, ja tegelikult ma valisin sinuga siia teiseks külaliseks just nimelt, et te mõlemad ise tegelikult pakkusite välja, et olete nõus siia tulema jagama, aga siis, et kumb enne, kumb teisena teid siia ekraanile luua, siis ma valisin selle järgi, et Katrin, sina oled osalenud ka 3-kuulisel kursusel enesekindlalt eesmärkide poole. Ja ma mõtlesin, et ma küsin sinu käest, enne kui ma lasen sinul siit ekraanilt taas oma kohale minna istuda, eks ju, et siis lasen sinu siit ekraani pealt ka tagasi, siis kas sellest on aega nüüd möödas? Kas sa mäletad selle kursuse kogemust, et sa valisid ka premium paketi seal, nii et sa ei valinud ainult kursust, vaid premiumit. Premium tähendab seda, et sa said ka minuga üle nädala veel kõnesid juurde, et lisaks sellele, et kursusel olid kõned, siis ja me läksime veel sügavamale nende teemadega, et mis see kogemus sulle andis? Ma arvan, et ma mäletan seda, et ma just võtsin tegelikult omal eelmise aasta nagu märkmed lahti ja vaatasin, et mul seal nagu esimesel nagu nädala märkmetes oli see, et teen omale Notionis konto ja teen sinna mingisugune plaani, kuidas ma raamatupidamisega nagu edasi lähen ja kuidas ma assistendile annan ja kõik see on ju. Ja kursuse lõpuks ma ei tahtnud, ja oligi, et ma hakkasin seda tegema, siis ma tundsin kogu aeg mingi vastumeelsust, no kogu aeg ma ei taha seda teha, ma ei taha seda teha, ikka ma lükkan edasi seda. Aga ta oli nagu kogu aeg silme ees mul, ehk et ma pidin selle tundega kogu aeg tegelema. Ja noh, see asi jõudis selleni, et ma ei tahagi sellega tegeleda ja ma ei taha raamatupidamisega ka tegeleda. Ehk et see kursus oligi see, et mul sai nagu selgemaks mu enda eesmärk. Et kui ma tulin nagu aasta aega tagasi, oli mu eesmärk see, et ma tahan kasvatada raamatupidamise ettevõtet, siis selle kursusega ma sain selgeks, et ma tegelikult ei taha sellega tegeleda. Et see ei ole see, mida ma enam oma ellu tahan. Et see ongi täpselt see kast, millest Kristjan enne rääkis, et see kast, kus ma olen, mille piire ma tean, mida ma oskan, mis on minu jaoks võimalik, on ju. Et see oli see kast minu jaoks. Ja selle kursusega, ma arvan, ma tulin sellest kastist välja, hakkasin nägema muid võimalusi, julgemalt nagu tegutsema, et ebaõnnestumine ei ole ebaõnnestumine, et see on kogemus jälle. Ja kuidagi nagu see Kristina toetus või energia, kogu see kombo kokku andis minule nagu julguse, muidugi ka ütleme, et teistpidi ka koduse toetus. Et kindlasti ju kodus on niisugune toetus, et sa ise mõtled, ma teen ja olen ja kodus öeldes, kuule, kus sa lähed nüüd, mida sa nüüd teed, on ju. Et minul oli kodus ka nagu see toetus olemas. Ja muidugi tahad välja minna, mine. Tahad nagu uut asja teha, tee. Aga see on kõik see, et see toetus võib olla, aga kui ise ei tegutse, siis pole kasu sellest. Aga see kursus andis jälle kogu aeg, sa iga nädal panid teile kirja, mis sa teed, kas ma teen, miks ma ei tee, mis asi mul siin nüüd on, miks ma seda ei teinud, on ju. Ja Kristjan aitas nagu nendest, miks ma seda ei tee, nendest nagu läbi tulla ja need selgeks saada endale. Ja siis sealt veel edasi liikuda. Et ütleme kõik need igasugused küsimused, et ma räägin, ega ta tegelikult ei ütle sulle mitte midagi ette, et nüüd tee niimoodi. Ta küsib su käest küsimusi, mis paneb sulle enda peas mõtlema, et oota, miks ma niimoodi teen, äkki ma tahan niimoodi, võib-olla teeks hoopis sedasi, on ju. Et see on see asi, mis sellelt kursuselt minuga nagu, ma arvan, hakkas pihta ja siis ta liikus nagu kodusse edasi ja nüüd ta on niisugune loomulik osa mu enda elust. Et kui ma mingit asja teen, siis mõtled, et kas ma nagu julgen, mis mõttes ma ei julge, no kõik on võimalik ju. Okei, läheb metsa, no siis läheb metsa, võtame järgmise, proovi muud moodi. Et jah, et ma arvan, sealt tuli see hästi selge nagu eesmärk, kuhu suunas ma liikuda tahan ja iseendale nagu mingid sammud või need esimesed sammud ja julgus neid esimesed sammud ära teha ja julgus sealt edasi liikuda. Ma arvan, see on see, mis tuli sellest ja kuna seal oli kõne oli täpselt niimoodi, et üks nädal oli grupikõne, järgmine nädal oli Kristjani kõne, grupikõne, Kristjani kõne, et mul ei olnud ka Google taha nagu peituda, ma teen hiljem kunagi. Et ma pidin nagu kogu aeg tegema seda. Ja kui ma kolm kuud järjest nagu kogu aeg teed midagi, sealt peab mingi muutus tulema. Seal ei ole seda võimalust, et sealt ei tule muutust. No kui see just iga nädal ei öelda, ma teen, ups, ma jälle ei teinud, et siis on võib-olla võimalik see. Aga kui sa nagu vähegi ise tegutsed,
siis mingisugune muutus peab sealt tulema ja tihti see muutus nagu ei pruugi tulla nagu kohe, vaid et ta võtab nagu natukene aega, et sa saad sealt nagu hoo sisse ja siis ta võtab natuke aega ja siis tuleb, et oh, vau, mis asja nüüd on ju. Et minu sama see kleidilahenduse teema näiteks, et tol hetkel ma ei mõelnud selle peale, et ma selle üldse ära annan või et midagi niimoodi, et mul on siin kodus veel asju, mida ma mõtlen, et ma lihtsalt palun minge ära mu juurest need asjad. Te ei toida mind enam, on ju. Et jah, minu jaoks on nagu väga suure niisugust enesekindlust ja tegutsemistahet ja oskust, kuidas tegutseda. Ma arvan, andis enesekindluse maratoni, andis ka nüüd, annab see kodu igapäevaselt tegelikult. Nii lahe, aitäh sulle, Katrin, et sa jagasid ja lihtsalt taas nii rõõm kuulda ja tõesti, mis mina praegu siit lihtsalt sinu jagamisest välja noppisin tegelikult on see, et sa pead tegelikult ise tegema. Ma võin sul see pind seal olla, eks, ja ma võin sind torkida nii palju sinna ribidesse, kui sa tahad, aga kui sa ise ikkagi liigutama ei hakka, kui sa ise ei tee samme selle poole, mida sa tahad, kui sa isegi ei ole nõus vaatama sinna suunas, mida sa ise tahad, mida sa päriselt tahad, siis ei saa ka tulemust tulla. Kui sa liigutad, kui sa teed kas või väikese sammu, siis saavad ka tulla tulemused. Sa ütlesid 3 kuud, kui sa päriselt teed sammudena, siis saab ka tulla see teistsugune tulemus. Nii et mul on hästi hea meel, et sa jagasid ja aitäh teile mõlemale naised, et te olete valinud minuga edasi liikuda. Aitäh, et te olete kogukonna liikmed ja aitäh, et te ka siin enda kogemust jagasite. Nüüd ma vaatan korraks siit aega ja näen, et meil läheb paar minutit üle. Kui sa pead lahkuma täpselt poolest, see on okei. Ma varsti lasen Mirelli panna teile siia ka selle kingituse lingi, et sa kindlasti saaksid selle enne, kui sa Zoomist välja hüppad. Aga nüüd, kui sa tead, kuhu sa tahad minna, siis küsimus on ka selles, et kuidas sa sinna liigud ja kellega sa seda siis teed. Nii, kui sa vaatad praegu enda soove, sa kujutasid ette seda elu, mida sa tegelikult tahad, sa mõtlesid läbi erinevaid võimalusi, sa panid nad ka kirja ja sa panid ka kirja mitte ainult võimaluse, vaid sa panid kirja ka enda esimese sammu, siis nüüd võiks olla sinu enda küsimus, et mis nüüd siis edasi? Mis nüüd edasi? Sest on üks asi, on see, et mida sa tahad, aga teine asi on see, kas sa hakkad selle poole liikuma. Ja nüüd ma toongi selle võimaluse sulle välja. Mismoodi on su võimalus koos liikuda, koos nende ägedate naistega, kes ka praegu jagasid siin ja suur uudis esiteks on see, et alates tänasest ma teen kodukogukonna uksed lahti. Me avame kodukogukonna uksed 3 korda aastas ning lisaks sellele ma avan täna või tegelikult juba avanes ka tänasest 3-kuuline teekond enesekindlalt eesmärkide poole. Ning ma tahan kõigepealt rääkida just nimelt sellest teekonnast, sest kui sa tunned, kui sa täna tundsid, et sul on midagi, mida sa tahad oma elus päriselt ära teha, siis minu soovitus on pigem tulla 3-kuulisesse seda, et üldse näha, mis on see, mida sa tahad. Me läheme seal eesmärkidega väga-väga sügavale. See ei ole ainult 1 nädal eesmärkide tegemist, see on päris mitu nädalat, et päriselt saada sinu sees sinu enda soov, et sinu enda soov saaks välja tulla ja sinu tänased eesmärgid võivad muutuda, nii nagu sa kuulsid ka Katrini jagamisest, eks ta tuli 1 eesmärgiga 3 kuu jooksul, see muutus täiesti ära. Ja lisaks on ka minu kodulehel tegelikult olemas blogipostitus Keiust, kes samuti osales 3-kuulisel, kes täitis enda lapsepõlve unistuse, milleks oli Aafrika safari reis. Et tema ka samamoodi valis preemiumi, rääkisime sellest, aga mis on see, millest sa lapsepõlvest unistasid, et äkki on seal mingi see osa, mis toob sinule uuesti selle elamise tunde välja
ja siis ta ütles, et no tegelikult ma tahaks minna ja siis see pall hakkas veerema. Ja lõpuks ta teadski, et tead, ma käisin ära konsulaadis, mul on nüüd viisa olemas ja see lihtsalt oli nagu nii äge, et kindlasti, kui sa viitsid ja tahad, siis loe blogipostitust sellest, kuidas Keiu jagab seal, kuidas ta enda lapsepõlveunistuse täitis pärast 3-kuulist kursust. Ja selle 3 kuu jooksul me kõigepealt selgitamegi välja siis selle, mida sina päriselt tahad. Ja siis me hakkame selle poole liikuma. Ja nii vägev. Nii et nüüd sul on vaja lihtsalt teha ühte asja. Otsus. Nüüd sul on vaja lihtsalt teha otsus, millise variandi kasuks sa otsustad. Ja nagu ma ütlesin, isegi kui sa tunned praegu, et mitte kumbki, siis sa said siit endale kingituseks. Mirel jagas siia kingituse linki, saad siit selle kingituse alla endale laadida ja küsi endalt see, mis sind täna webinar kõige rohkem kõnetas. Mis on see, kuidas sa seda nüüd ka rakendad. Nii et aitäh teile, naised, kui teil on küsimusi, kirjutage mulle info@kristinareinberg.com või kirjutage mulle otse Messengeri ja vastan mega suurima hea meelega, et mina olen igatahes valmis teid toetama ja ma olen täiega valmis teile cheerleaderiks olema ja kaasa elama. Aitäh kõigile osalejatele ja ma kohtun teiega juba siis millise teekonna sa valid. Tšau!